Me lähme lõpuks koju. Päike juba loojub ja kell on alles 2. Mul on siin üks päbul. Läheb otse autosse tekiga. Lutt on juba ninnas. Kodu poole. Made it home vahepeal. Kell on juba pisut rohkem. Ja täna ma ei ole jõudnud praktiliselt üldse midagi filmida, sest et me oleme tulnud Tallinnast Tartusse. Meil on läinud nii palju aega pakkimisele ja sõidule ja lahtipakkimisele ja natuke puhata ka pärast seda pikka päeva. Nii et ma ei ole üldse jõudnud vlogimisega tegeleda. Seega ma ausalt öeldes ei tea, kas ma üldse täna mingi vlogi üles saan. Aga ma nii väga loodan, et õhtu jooksul jõuan ma veel filmida. Tänane sõit kusjuures oli täiesti jube. Või sõit oli täiesti fine, välja arvatud viimased siuke 30-40 minutit, kus Tallinn-Tartu maanteel oli megapaks udu. Ma ei räägi nagu sellest väiksest ilusust nunnust, vau, kui ilus udu. See oli nagu see udu, et kõik oli täiesti kaetud, nähtavus oli reaalselt 0, võib-olla mingi paar meetrit enda ette oli näha, aga rohkem mitte, nii et ma sõitsin terve tee mingisuguse suure veoauto järgi, sest et tema punased tuled olid ainuke asi, mida ma üldse nägin, sest et teed praktiliselt ei olnudki näha. Seega see oligi lihtsalt see, et ma loodan, et ta sõidab tee peal ja ta püsib tee peal ja ma üritan temal sabas sõita. See oli täiesti crazy, seda udu lihtsalt nagu ma ei ole kunagi päris nii paksu udu näinud ja pidanud nii paksus udus sõitma. Ehk et see oli kusjuures Tartu linnas ei läinud ka üldse paremaks. Tartu ise on ka siukse udu alla mattunud. Et wow. Enamasti oli kirjas, et nii, et no mitte midagi ei olnud näha. Lihtsalt full on valge toss lihtsalt. Kohutav. Peili mängib siin hetkel. Õnneks enne kui Jannu Tallinnasse tuli, siis ta koristas enam-vähem ära, et siin ei ole totaalselt segadust. Aga mina pean täna õhtul veel hakkama kõiki asju lahti pakkima. Ja kui Peili tuttu läheb, siis ma tahan pesud ka pessu saada, vähemalt mõned, sest me olime nüüd ju Peiliga üle nädala aja Tallinnas. Arvestasime tegelikult mingi 3 päevaga. Seega meil on veits riideid. Õnneks ma olin natuke varuga kaasa võtnud. Lõpuks said meil küll puhtad riided otsa, aga Jannu tõi õnneks reedel juurde. Nii et meil on aeg pesusid hakata pesema, sest me ei ole nüüd ju nädala aja pesnud ja tavaliselt me peseme suht nagu iga päev üle päeva. Nii et saan hakata mõnuga pesusid pesema. Mis teed? Peili! Ei käi suhu. Mida sa teed? Ei. Ei tohi. Appi. Kell on nüüd juba pisut rohkem. Kell on saanud 10. Peili magab juba mingi siuke pool tunnikest äkki, võib-olla natuke rohkem. Aga täpselt enne, kui me magama hakkasime sättima, siis ta kukkus. Ja kukkus väga õnnetult ja kukkus nii, et ta lõi oma kukla täiega vastu maad ära. Nii et tavane karjus täiega ja ei saanud kuidagi maha rahunetud. Ma andsin talle valuväigistid ka, sest et ta sai mega kõva paugu. Lõpuks jäi küll ilusti magama. Loodan, et midagi väga hullu ei ole. Aga mina nüüd puhkan natuke pärast tänast päeva. Mul on täna emotsionaalselt olnud väga raske päev. Kes mu Instagrami jälgib, siis see teab juba, mis toimub. Aga isegi kui ma mõtlen selle peale, siis mul tuleb lihtsalt pisar silma ja meel läheb kurvaks.
aga ma nägin täna siis ühte nii-öelda pregnancy announcement'i YouTube'is, Instagramis. Ja see lihtsalt on nii mega keeruline mulle. Iga kord, kui ma näen seda või kellegi nii-öelda teadaannet, siis ma lihtsalt sisuliselt puhken nutma. Ja see ei ole see, et ma ei oleks õnnelik selle pere üle, kes nii-öelda beebit ootab, või selle naise üle, kes beebit ootab. Ma nagu päriselt olen nende üle õnnelik, aga ma olen lihtsalt meeletult kurb selle pärast, et minul ei ole minu beebit, kes oleks pidanud iga nädal meiega liituma. Ja see lihtsalt on raske. Ja see lihtsalt on kurb. Näha seda, kuidas kõik teised saavad olla õnnelikud ja on õnnelikud ja kuidas mina olen siin ilma oma beebita. Ja 100 muu hädaga, mis ei aita üldse kaasa. Käin muudkui arstide vahet. Ja kaasa ei aita ka see, et kõik teised, kes rasedaks jäävad, saavad nii-öelda nautida seda tavalist rasedust, riskivaba rasedust. Samal ajal, kui ma juba praegu mõtlen sellele, et kuhu peaks olema nii palju õnne, et jääda üksid rasedaks, et siis mida see kõik endaga kaasa hakkab tooma. Kogu see süstimine, et ennetada trombide teket ja aidata siis ka preeklampsiat ennetada, sest mul on see risk mega kõrge. Ja mõelda sellele, et see kõik võib uuesti juhtuda. Et ma ei pruugi ka järgmine kord enda beebit enda kätte vahele saada. Samal ajal, kui kõik teised võivad rahuliku südamega beebi ootust nautida. See lihtsalt tuleb iga kord nii-öelda tugevalt meelde. Mitte, et see mul kogu aeg meeles ei mõlguks, aga lihtsalt need pregnancy announcement'id tõmbavad nagu eriti jalust maha. See tuletab mulle iga kord meelde, et neil on midagi, mida minul ei ole. Sain ennast korraks natuke koguda, aga alates siis tänasest hommikust, kui ma nägin seda announcement'i, siis mul on terve päev kuidagi nagu lihtsalt väga metsas olnud. Mul on lihtsalt emotsioonid niimoodi üle käinud. Ma olen terve päeva mega kurb olnud, mega siuke kinnine olnud. Konkreetselt ise näen, kuidas ma olen olnud lihtsalt pahane ja tõre ja nagu nähvan kõigile, sest mul see eest niimoodi keeb, ma ei oska seda seletada. See on lihtsalt terve päeva mind pahinanud nii-öelda, kuna on lihtsalt üks neist päevadest, kus on kohutavalt raske. Nii et tänane vlogmassi video on hoopis teistsugune ja palju lühem. Sest mul on täna lihtsalt hästi raske päev olnud, et ma olen päevu suutnud üldse midagi teha. Ja see on ka okei. Ja vahest ongi sellised päevad ja midagi ei ole teha. Ja see nutmine ja sellele mõtlemine on igal juhul parem, kui kõik see enda sisse nii-öelda imeda ja neid tundeid ignoreerida. Nii et ma loodan, et te kõik mõistate mind. Ma loodan, et teil oli natuke toredam esimene advent kui minul.
ja kui te tunnete, et te selliseid videosid ei taha vaadata, siis ma ei pane teile pahaks, kui te ei vaata, kui see on teie jaoks liiga raske, liiga emotsionaalne, aga lihtsalt, et te teate, et sellised kurvemad teemad käivad ka siit vahepealt läbi, sest et see on see, milline minu elu praegu on. Aga aitäh teile, kes te vaatasite. Ma loodan, et te tulete siia veel tagasi vaatama. Ja näeme teiega homme. I'm on to lovely weather for a sleigh ride together with you.